Tegelikult oli see klaver, sest mind pandi Kingissepa, antud juhul Kingissepa laste muusikakooli, aga siis aastast 65 hakkas see beatmuusika hullus pihta, ka keskmise vennaga me üritasime tõesti kuuris vineerist välja saagida ja teha siis kitarri, aga sellest ei saanud ikkagi elulooma. Esimene pill oli see pill, mis on ka siin, kus ma elan Elvas, mis on olnud minuga käinud kaasas kogu minu elu ja Herman on selle pilli nimi, klaver. Minu esimene laul konkreetselt oli 66. aastal. Tegime laulu, mille nimi oli 2 laulu ja ühe nimi oli Hey, hey, singing my birds. Ja teine oli, mis oli minu enda tekstik ka. See on kahju, et seda ei ole, see läks lihtsalt naeraks puruks. Aga see võiski olla 65 või siis 66, kui ma esimest korda omaaegsete koolipillimestega mängisin siis ühe teema, sellise bluesi põhise, selle kitarriga. Aga tegelikult ma mäletan oma esimest esinemist küll suure lava peal ja see oli koolis ja see oli 29. oktoober 1966. Esines ansambel Müstikud. Väga hea oli. Eks see nooruse ilu, see selgub ju sulle pärast, kui ilus see aasta tegelikult oli. Ja ma ei oleks võinud ju tollal arvata ega aimata, et just see sama 65. Et see tegelikult muudab mu elu, sest kui vanem vend pistab sulle ikkagi kitarri pihku, ütleb, et see on nüüd moes ja kõik on väga hea, siis sa pead seda mängu kaasa mängima. Et see oli huvitav aeg, nii või naa. Et mis siis, et oli nõuka aeg. Aga seda ju ei adu, eks. Kas taipasid aeg peatub siin? No üks suur publik on kindlasti olnud ärkamisaja publik Lauluväljakul, kus pool Eestit oli kohal nii-öelda. Seda keegi täpselt ei tea, palju neid inimesi oli. Minu arvates ikka siiani on vist kõige suurem publik oli Indias, kus olid Nõukogude Liidu ja India kultuuripäevad ja me esinesime Bombeis. Ja seal oli meeletult rahvast, seal ikka võis olla ikka mitu 100 000 inimest. Ja eks ta see Eurovisioon oli 96. aastal. Ma ei pruugi valetada, kui need olid ikkagi Tartu levipäevadel 14. mai 88, kui me siis Viiti Samaliku laulu laulsime. Need olidki esimest korda. Ma arvan, et oli 27. Vaata, enam ei mäleta täpselt. Ei pandi ju kirja tollal. Jälle tulime, jälle uus publik. Ja siis midagi ei ole teha. Ei oleks muidu ellu jäänud, kui ei oleks viina võtnud. Kõike oli. Aga see ei saa olla nagu niimoodi iga päev niisugune mall. Ühel hetkel, kui see hakkab niimoodi, kõik see hakkab korduma, sa saad aru, et selles on ainult üks võimalus põhja minna totaalselt. Mina ei ole seda kunagi tundnud, seda pahupoolt. Mõnikord on tüütu, kui kõik mu sõbrad, poetagused kodanikud tulevad ja räägivad juttu ja siis sul on kiire aga sa pead nendega suhtlema, mis sa teed. Kohtume 31. mail Eesti Teatri ja Muusikamuuseumis kell 7 õhtul.